On olemas iidseid tsivilisatsioone, kes suutsid valmistada mõõku, mis olid oma ajast ees. Kui sa neid näed, hakkad mõtlema, kui kaugele inimene suudab minna, isegi ilma kaasaegsete vahenditeta. Tule minuga! Siin on 20 iidset mõõka ja tera, mis pole mitte ainult võimsad, vaid ka laheda välimusega. Aga enne kui alustame, ära unusta sellele videole põialt üles panna. See on meie, sisuloojate jaoks, väga oluline asi. Suur aitäh ja nüüd alustame. Alustame numbrist 20 naui, 2 mõõk. See ilmus pronksiaja lõpus, enne kui raud muutus tavaliseks. See tehti umbes 1200 e.Kristund ehk üle 3000 aasta tagasi. Selle disaini nähti esmakordselt Mykene kultuuris Kreekas, tsivilisatsioonis, mis oli tuntud sõdade ja tugevate linnade poolest. Kuid sellega asi ei piirdunud. See levis kiiresti üle kogu Vahemere piirkonna ja jõudis isegi Kesk-Euroopasse. Seda kasutati endiselt, isegi kui algas. Sellel on keskhari, see kõrgem osa tera keskel, mis annab tugevust, samal ajal kui serv jääb õhukeseks ja teravaks. Enamik neist mõõkadest on 60–75 cm pikad, täpselt sobivad lõikamiseks ja torkamiseks. See valmistatakse pronksi vormimise teel, millel on terasaba, mis kinnitub käepideme külge. Sellel on augud, kuhu saab tugevalt kinnitada ja kinnitada. Kallimal versioonil on käepidemel kaunistused. Mõnikord on see läikivast pronksist. Või detailid, mis näitavad omaniku staatust. Alguses purunesid paljud mõõgad kergesti tera ja käepideme ühenduskohast. Nad pikendasid ja tugevdasid terasaba ning parandasid tera kuju, et see oleks vastupidavam. Selle metalli uurimisel märkasid eksperdid, et tegemist ei ole lihtsalt juhusliku sulamiga. Tavaliselt sisaldas kasutatud pronks 10–12% tina, mis on metall, mis muudab selle tugevamaks. Aga see annab ka veidi paindlikkust, et see kohe ei murduks. See on paljude põlvkondade metalli valmistamise teadmiste tulemus. Kui pronksiaja kokkuvarisemine lähenes, umbes 1200 e.Kristund toimusid suured rahvaste ränded. Oli sõdalasi, kes liikusid ühest kohast teise, reisisid ja tõid kaasa oma tehnoloogia. Selle hulka kuulus ka selle mõõga disain. Hiljem hakkasid seda matkima sepad Itaalias. Järgnesid Kesk-Euroopa kultuurid nagu Ornfieldi kultuur ja Holstadi kultuur, mis olid ühed esimesed rauakasutajad Euroopas. See pole lihtsalt tavaline mõõk. Kui raud muutus kättesaadavamaks, umbes aastatel 1000–900 e.Kristund järgiti ikka veel sama disaini, kuid nüüd kasutati uut metalli. Isegi kui materjal muutus, ei muutunud kuju. Disain oli nii tõhus. Hilisa pronksiaja savinõudel, figuriinidel ja kiviraidistel on näha sama lehekujuline tera. See vastab tõelistele väljakaevatud mõõkadele. See tähendab, et see ei ole lihtsalt kaunistus. Seda kasutati tõesti lahingus. Number 19. Keltide ladina mõõk. See sai nime Ladina piirkonna järgi, mis on Šveitsis asuv paik, kus seda tüüpi mõõk esmakordselt avastati. Keltid, iidne Euroopa rahvas, kes oli tuntud oma kunsti ja sõjapidamise poolest, valmistasid selle. Seda mõõka kasutati 5–1. sajand e.Kristund. Seega kasutati seda sõdades mitusada aastat. Tera oli pikk ja kitsas ning valmistatud rauast. Tavaliselt oli sellega kaasas tupp, mõõgahoidja, mis oli detailne ja kaunistatud. Selle pikkus oli tavaliselt 70–85 cm, kuid mõni oli veelgi pikem. Tera oli sirge ja 2 terava servaga. Nad kasutasid tehnikat, mida nimetatakse musterkeevituseks. Terasekihtide ühendamist, et muuta see tugevamaks. See on nagu metallikihtide üksteise peale ladumine ja sepistamine, kuni sellest saab üks tugev tera. Sellist tehnikat kasutasid keldid juba sajandeid enne, kui see Euroopas tavaliseks sai. Aga kõige tähelepanuväärsem siin on tupp. Näha on spiraale, kõverusi ja mustreid, mis meenutavad lehti ja erinevaid kujundeid. Kuna need on aga valmistatud lagunevatest materjalidest, ei ole need tavaliselt tänapäevani säilinud. Alles on jäänud vaid metallosad, nagu pomeel ja kaitseplaadid. Mõnede mõõkade puhul, mis on leitud Suurbritanniast ja Prantsusmaalt, on näha, et käepide on endiselt hästi vormitud. Palju mõõk on leitud ka jõgedest, nagu Thames ja Marne. Seetõttu usuvad eksperdid, et neid võidi pakkuda rituaalina ohvriks. Teised mõõgad on pärit sõdalaste haudadest, koos kilbi ja odaga. See näitab, et mõõk oli oluline mitte ainult lahingus, vaid ka nende kultuuris ja uskumustes. On olemas iidseid Kreeka ja Rooma allikaid, mis väidavad, et keldi mõõgad paindusid kergesti.
kuid tänapäevased uuringud näitavad, et see ei olnud tingitud kehvast kvaliteedist. tera ongi tehtud nii, et tera keskosa on paindlik ja servad kõvad. See tähendab, et see suudab löögijõudu neelata ilma kohe murdumata. see on lahingus vastupidav mõõk. Number 18. Vana-Egiptuse kopeš. see ilmus umbes 1800 ekristor ja seda kasutati kuni uue kuningriigi ajani, mil Egiptus oli väga võimas. Mis teeb selle eriliseks, on see, et see on nagu kirve ja mõõga segu. Selle kuju meenutab sirpi, mistõttu on seda lihtne ära tunda. Selle pikkus on 50 kuni 60 sentimeetri. Välimine kõverosa on terav lõikamiseks. Sisemine osa on nagu konks, millega saab vastase kilpi, kätt või relva tõmmata. Esimeses versioonis kasutati pronksi, see vormiti ja teritati. Kuid hiljem hakkasid nad kasutama ka rauda. Nad kohanesid järk-järgult uue tehnoloogiaga. Kopeši valmistamine ei olnud ühesugune. Võitluseks mõeldud relval oli selg paksem, et see oleks vastupidavam, ja serv õhem, et see oleks teravam. Sellel oli ka tang, see osa, mis kinnitub käepideme külge, millele pandi puidust käepide ja kinnitati metallist tappidega, et see oleks tugevam. Mõnedel kopešidel oli detailne disain, vahel graveeringud või kaunistused. Seega polnud see ainult relv, vaid ka võimu sümbol. Kaubanduse ja sõdade tõttu levis selle disain ka teistesse kultuuridesse. Kuid hoolimata selle populaarsusest kadus see järk-järgult. Raudajastu saabudes muutus lahingustiil. Moodi läksid pikemad sirged mõõgad ja paremini valmistatud soomused. Seetõttu ei olnud kopeši kõverkuju enam eriti praktiline. Roomlaste Gladius Hispaniensis. See on kuulsa Rooma mõõga kõige varasem versioon ja üks tähtsamaid ajaloos. See ilmus 3. sajandil Kristur ja põhines Sibeeria poolsaare hõimude mõõkadel. Siin nähti seda esimest korda ja hiljem kopeerisid selle roomlased. Selle pikkus on umbes 60 kuni 70 sentimeetri. Tera on sirge ja sellel on 2 teravat serva. See tehti torkamiseks, mitte ainult lõikamiseks. Metalli uurimisel on näha, et teraserv on kõva ja sisemus paindlikum. Selle tugevdamiseks kasutati kuumtöötlust. Käepide on valmistatud puidust või luust ja tera külge on kinnitatud metallist needid. Seda kasutati sageli koos skutumiga, mis on roomlaste suur kilp. Seetõttu saab sõdur rünnata, olles samal ajal kaitstud. See andis neile suure eelise vastaste ees, kes toetusid rohkem lõikamisele kui torkamisele. Tootmisel oli standard. Kõik olid ühesugused, mitte suvaliselt valmistatud. See jäi Rooma peamiseks mõõgaks kuni 1 sajandini Kristus, enne kui see muutus teistsuguseks stiiliks nagu Mainz ja Pompei. Aga isegi kui välimus muutus, jäi põhimõte samaks. Lühike tera, vastupidav ja mõeldud torkamiseks. See oli Rooma võitluse tuum. Number 16. Hiina pronksist Xian, mõõg Hiina sõdivate riikide ajastust. See oli aeg, mil toimusid ägedad lahingud enne Hiina ühendamist. Paljud mõõgad on leitud haudadest. Ja üllataval kombel on need endiselt heas seisukorras, kuid on möödunud 1000 aastaid. Tera on sirge ja 2 terava servaga. Pikkus on 40 kuni 55 sentimeetri paras ühe käega kasutamiseks. Seda valmistatakse vormi abil, seejärel taotakse ja teritatakse, et muuta see tugevamaks. Metalli uurimisel märgati, et sellel on kõrge tinasisaldus, mistõttu on tera väga kõva. On ka selliseid, mis on valmistatud nii, et serv on kõvem ja keskosa paindlikum. Seetõttu on need vastupidavad ega purune kergesti. Siiani näeb see peaaegu nagu uus välja. See ei roosteta ja on endiselt terav. See näitab, kui hoolikalt ja arenenud see on valmistatud. Tänu teravale otsale ja teravale servale sobib see torkamiseks ja lõikamiseks. Tasakaalus relv, mis näeb välja lihtne, kuid see on tõhus võitluses. Hiina Jiani puhul polnud see ainult võitlusrelv. Sellel on käekaitse, käepide ja nupp. Tavaliselt on see valmistatud pronksist, puidust või luust. Kuid see polnud ainult relv, vaid ka staatuse sümbol. Aadikud maeti sageli koos oma mõõgaga. Ja mitte lihtsalt mõõgaga. Seal olid kaunistused nagu türkiis, jadeiit ja tupe, millel oli läikiv kate. Hiljem Qin ja Han dünastia ajal hakati kasutama rauda ja terast, mis olid tugevamad kui pronks. Selle tõttu kadus Xian järk-järgult lahinguväljalt, kuid seda ei unustatud täielikult. Number 15. Sifos, Vana-Kreekast. See on mõõk, mida on lihtne ära tunda selle lehetaolise kuju järgi. Seda kasutati 8. kuni 4. sajandini Ekeristu. Seda kasutati teise relvana, kui peamist relva enam kasutada ei saanud.
Kreeka sõdalased, keda nimetati hopliitideks, kandsid sifost varurelvana. Kui oda murdus või vaenlane oli liiga lähedal, kasutasid nad seda. Selle pikkus oli umbes 40–60 sentimeetrit. Tera laiem, keskel ja kitseneb otsa poole. Selle tõttu on lõige tugev ja tera jääb siiski teravaks torkamiseks. Käepide on valmistatud puidust või luust, tugevast materjalist. See on kinnitatud teravarre külge, mis asub käepideme sees. Kuna need materjalid lagunevad kergesti, leitakse kaevamistel tavaliselt ainult tera ja metallosaad. See on alati kasutusvalmis, kui lahingus läheb lähivõitluseks. Formatsioonis, mida nimetatakse falangiks, seisavad sõdurid tihedalt koos ja liiguvad ühtselt. Põhirelvaks on oda. Aga kui lahingus tekib segadus ja läheb lähivõitluseks, siis muutub see väga oluliseks. Tasakaalu, lõikejõudu ja kontrolli on hoolikalt läbi mõeldud. 4. sajandiks eekristurgu said tuntuks teised mõõgad, nagu kopis ja makaira. Need olid pikemad ja kõveramad, sobides hästi ratsaväele. Aga isegi nii kasutati sifost veel pikka aega edasi. Kuni tänaseni on see üks kõige ikoonilisemaid Vana-Kreeka mõõku. Number 14 Falcata. See on mõõk, mis pärineb Iberia poolsaarelt. See ilmus umbes 5. sajandil ekristur ja sai kohe tuntuks oma ainulaadse kuju tõttu. Selle pikkus on 45–60 sentimeetrit. Tera kõverus annab igale löögile rohkem jõudu. Tagaosa on paks ja ainult üks serv on terav. Vastupidav, kuid mitte raske. Seppad kasutasid tehnikat, et ühendada erinevaid teraseid ja saavutada õige kõvadus ning painduvus. Mõnel mõõgal on tera sees sooned, mis muudavad selle kergemaks, kuid jätavad selle siiski vastupidavaks. Kallimates versioonides on mõõgal hõbedased mustrid ja graveeringud. Käepide on sissepoole kõverdatud ja otsas on konks. Tänu sellele ei libise see käest isegi tugeva löögi korral. See on ka võimu ja staatuse sümbol. Seda võib näha Hispaania nikerdustes ja skulptuurides, kus sõdalased hoiavad sellist mõõka. Liiviuse ja Polübiose sõnul oli selle mõõga lõige väga võimas. See suudab läbi lõigata kilbi ja soomuse. Võib-olla on loosse natuke juurde lisatud, kuid uuringud tõestavad, et selle valmistamise kvaliteet oli tõesti väga kõrge. Kuigi roomlased võtsid üle mõned tehnikad, ei kopeerinud nad kõverat disaini. Nad eelistasid sirget mõõka, nagu Gladius. Aga isegi nii jääb Falcata üheks kõige erilisemaks ja muljetavaldavamaks mõõgaks muistse maailma seas. Number 13. Warabite Jaapanist. See sai oma nime käepideme järgi, mis meenutab waraabi kõverat lehte. Neid leitakse sageli iidsetest haudadest Honshu ja Kyushu saartel. See on oluline mitte ainult lahingus, vaid ka kultuuris ja suhetes. See on nagu sild vanadelt pronksrelvadelt Jaapani arenenumate mõõkade poole. Siin hakkasid kujunema ideed, mida kasutati järgmiste mõõkade nagu katana valmistamisel. Selle pikkus on 40–55 sentimeetri. Alus on laiem ja kitseneb tipu poole. Alguses oli valmistamine lihtne, põhiline sepistamine terasest, kuid hiljem muutus tehnika arenenumaks. Nad kasutasid terase voltimist ja karastasid ainult mõningaid osi. See sai Jaapani mõõgatootmise aluseks. Kõige unikaalsem osa on käepide. See ei ole eraldi, see on osa terasest endast. Ja ots on nagu keeratud või lokkis, erinev võrreldes teiste mõõkadega. Mõnel teral on ka tagaküljel sooned või vaod. See aitab muuta mõõga kergemaks, ilma selle vastupidavust vähendamata. Mõnel on ka kaunistused, nagu hõbe, pronksist kinnitusdetailid ja graveeringud. See näitab, et juba ammu mõeldi mitte ainult kasutusele, vaid ka välimusele. Aja jooksul kujunes Jaapanil välja oma stiil. Nad uurisid järk-järgult terakõverust, mis sai järgmistel sajanditel väga oluliseks. 6. sajandiks kadus seegi kasutuselt. Selle asemel hakati kasutama mõõku nagu chokuto ja tachi, mis olid pikemad ja kõveramad. Kuid isegi kui see kadus, oli sellel ajaloos oluline roll. Number 12. Akinakes Pärsiast. See oli lühike mõõk või suur pistooda, mida kandsid Ahemeenide impeeriumi aadlikud, ametnikud ja kuninglikud ihukaitsjad. Selle pikkus oli umbes 35–50 sentimeetrit. Sellel oli keskne harjand, see kõrgem osa keskel, mis tegi tera tugevamaks. Esimestes versioonides kasutati lihtsalt rauda. Aja jooksul muutus see arenenumaks, metallikihid pandi üksteise peale ja tera tehti kõvemaks. Ka ots tehti tugevamaks, mistõttu oli see eriti tõhus torkamisel, eriti lähivõitluses.
käepidemel on omapärane disain. sageli on käepideme otsas 3 mügarikku ja lühike kaitse, mis on kergelt tera poole kaardus. Seda valmistatakse rauast, pronksist või mõnikord puidust ja luust. Kallimas versioonis on kaunistused kullast, hõbedast või inkrusteeringutega. Ka selle kandmisviis on eriline, sest see erineb teiste kultuuride tavapärasest stiilist. See näitab, et see pole mitte ainult relv, vaid ka staatuse ja võimu sümbol. See ei ole peamine relv sõjas. Pärslased on tuntud vibu ja jõu kasutamise poolest. Seetõttu on see vaid varurelv, mida kasutatakse lähivõitluses. Selle tupp on sageli kaunistatud, seal on graveeringud, mustrid ja mõnikord loomapildid. Samuti on seal rõngad, et seda vöö külge kinnitada. Arvatakse, et selle disain pärineb Kaukaasiast ja Kesk-Aasiast, enne kui pärslased seda kasutama hakkasid. Pärast impeeriumi langemist kadus see järk-järgult. Selle asemel hakati kasutama pikemaid mõõku, mis pärinesid hellenistlikust maailmast. Kuid tänapäevani on see endiselt üks tuntumaid ja elegantsemaid relvi muistse Lähis-Ida ajaloos. 11. kohal on viikingite Ulfberti mõõk. Selle mõõga üle 170 eksemplari on leitud Skandinaaviast, Saksamaalt, Soomest ja Venemaalt. Selle pikkus on 85–90 sentimeetrit. Sellel on 2 teravat serva ja tera sees sooned, mis muudavad selle kergemaks ilma tugevust kaotamata. Kui rääkida Ulfberti mõõgast, siis siin muutub asi tõeliselt eriliseks. Eriliseks ei tee seda ainult välimus, vaid ka terase kvaliteet. Ekspertide sõnul on paljud neist valmistatud tiigelterasest. See on teras, mida toodetakse kontrollitud temperatuuril. Metall on puhas, sulam ühtlane ja see on väga vastupidav. Tol ajal kasutas enamik Euroopast vaid lihtsat terast, aga nendes mõõkades on süsinikusisaldus kõrge. Peaaegu nagu kaasaegsemal terasel. Kuna lisandeid on vähe, on see palju vastupidavam ega murdu või paindu kergesti. Kui teisi viikingi mõõku tuli veel tugevamaks muuta karastamise teel, siis Ulfberti mõõk oli juba algusest peale vastupidav tänu oma kvaliteedile. Terale graveeritud nime Ulfbert arvatakse olevat kas ühe meistriseppade nimi või kuulsa töökoja nimi. Kuid kuna see sai kuulsaks, hakkasid ka teised seda jäljendama. On olemas mõõku, millel on sama nimi, kuid mille kvaliteet on madalam. Seega ei ole kõik Ulfbert nime kandvad mõõgad originaalid. Selle käepide on tüüpilise viikingite disainiga. Sellel on kaitseraud ja pommel võib olla kas ümmargune või 3 osast koosnev. Käepide on valmistatud puidust, mis on kaetud naha või kangaga. On olemas ka puidust valmistatud tuppe, millel on villane vooder ja nahast kate, et kaitsta tera. Neid leitakse sageli rikaste sõdalaste haudadest koos kilbi ja odaga. Teised on leitud jõgedest ja võisid olla osa rituaalist või ohvriannist. Põde on lihtne. See oli tol ajal üks kõrgeima kvaliteediga mõõku, tänu suurepärastele materjalidele ja meisterlikule valmistamisele. Hiina Han dünastia Tao. See on mõõk, millel on ainult 1 terav serv ja sellest sai hiljem Hiina peamine relv. Alguses olid populaarsemad 2 teraga mõõgad nagu Jian. Kuid rauatootmise arenedes hakkasid sõdalased kasutama taod. Tavaliselt on selle pikkus 60–90 sentimeetrit. Sellel on terav serv ja paks selg. Paljud taod valmistati erinevate rauakihtide ühendamisel, et muuta need vastupidavamaks. Käepide on tavaliselt puidust. Mõnikord on sellel ümber nahk või nöör, et paremini käes püsiks. Sellel on ka kaitse ja käepideme nupp, mis on valmistatud pronksist või rauast. Kuna see on vastupidav, sobib see hästi pikkadeks kampaaniateks. Asja jooksul muutus ka selle välimus. Sirgest terast sai see järk-järgult kõveraks. Sellega koos muutusid ka sõjataktikad Hiinas. Pratsavägi muutus olulisemaks, seega sobis Tao kiireteks rünnakuteks hobusel. See oli tõhusam suurte armeede jaoks. Enne Han dünastia lõppu oli sellest saanud Hiina peamine mõõk. Number 9. Vana-Kreeka kopis. Seda kasutasid kreeklased ja teised Vahemere sõdalased 6–3. sajand ekristura. Selle pikkus on 48–65 sentimeetri. Eriliseks teeb selle kuju. Tera esiosa on raskem, seega on iga löök tugevam. Sellel on kaardustera, mis võimaldab teha sügavaid ja kontrollitud lõikeid. See on valmistatud rauast ja mõnikord on segatud varajast terast. Mõnes versioonis on tera serv kõva ja tagumine osa paindlikum. Eriline pole mitte ainult tera, vaid ka käepide. Kaitsel on allapoole suunatud kõverus ja otsas konks, et see käest ei libiseks. See on eriti oluline lähivõitluses. Käepide on valmistatud luust või elevandiluust ning kinnitatud metallist neetidega. Mõnel on ka kaunistused, nagu pronksist detailid ja graveeringud. See meenutab segu kopisest ja kohalikust mõõgast.
hiljem selle kasutamine vähenes. Selle asendasid sirgemad mõõgad, nagu roomlaste gladius. Kuid isegi kui see kadus, jätkus kõveratera idee. Seda võib näha järgnevates mõõkades nagu falkata ja Pärsia šamšiir. Number 8. Ang spata ng mga... See on mõõk, mis asendas gladiust kui Rooma peamist relva. Seda kasutati 2. kuni 5. sajandil Pescaruston, kui Rooma impeerium laienes. Alguses oli see inspireeritud keltide ja germaanlaste pikematest mõõkadest. See oli gladiusest pikem, tavaliselt 70 kuni 90 sentimeetri. Tera on sirge ja 2 terava servaga. Hilisemates versioonides kasutati selle tugevdamiseks terasekihtide ühendamist. Teraservad tehti kõvaks, samal ajal kui sisemus jäi paindlikuks. Seetõttu oli see terav, kuid mitte kergesti murduv. Käepide oli lihtne, kuid tõhus. Sellel on lühike kaitse, ümmargune või lame nupp ja puidust käepide, mis on kinnitatud terasaba külge. Tupp on valmistatud puidust, millel on lisatud nahka ja metalli. Alguses kasutasid seda ratsaväelased, sest selle ulatus oli pikem, kuid hiljem hakkas seda kasutama ka jalavägi. Leiti ka mõõguga kohtadest, mis võisid olla osa rituaalist või ohverdusest, samuti rikaste sõdalaste haudadest. Number 7. India talvaar. See sai kuulsaks Mughali ja Rajputi ajal, kuid varasem versioon ilmus juba 13. kuni 15. sajandil Medaeti. Teral on üks terav serv ja õrnkõverus. See sobib kiireteks ja tugevateks lõigeteks. Selle pikkus on 70 kuni 85 sentimeetri. See on valmistatud kõrgekvaliteedilisest terasest, mis on vastupidav ja terav. Araabia, Pärsia ja Euroopa rändurid kiitsid selle kvaliteeti. Käepidemel on ainulaadne disain. Sellel on ümmargune nupp, mis takistab relva käest libisemist ja lühike, veidi allapoole suunatud kaitse. Mõned käepidemed on valmistatud messingist või terasest ning kaunistatud kulla või hõbedaga. 6. Hiina tangi dünastia Qian on tavaliselt 70 kuni 90 sentimeetri pikk. See valmistati arenenumate terase tootmise tehnikatega. Metalli volditi, et ühtlustada süsinikusisaldust ja eemaldada lisandid. Kuigi mitte 1000 kordi, piisab voltimisest, et saavutada õige kvaliteet. Sellel on kaitse ja käepidem ots, mis on valmistatud pronksist, rauast või terasest. Mõnel mõõgal on otsas ümmargune rõngas. See oli tolle aja tuntud disain. Kõrgema staatusega inimeste mõõgad olid kaunistatud kulla, hõbeda või jadega. Seda kasutasid nii jalavägi kui ka ratsavägi. Aja jooksul muutus sõjapidamise stiil. Ratsavägi muutus olulisemaks. Selle tõttu muutus tao praktilisemaks. See on kõver mõõk, millel on tugevam lõige. Qian asendus lahinguväljal järk-järgult taoga. Aga see ei kadunud. Selle asemel sai sellest tarkuse ja distsipliini sümbol ning seda seostati sageli õpetlaste ja võitluskunstidega. Roomlaste puugio. Selle pikkus on 18 kuni 28 sentimeetri. Alguses kasutati pronksi, kuid hiljem mindi üle raua ja terase peale, et muuta see vastupidavamaks. Käepide on valmistatud puidust või luust ning kinnitatud tera külge metallist tappidega. Kaitse ja pommel on tavaliselt pronksist või rauast ning sageli graveeritud. Kõrgema auastmega isikutel on detailsemad versioonid. On olemas puugio, millel on hõbedast kaunistused ja ilusad tupped. Tuppedel on metallraam ja kujundused nagu spiraalid ja geomeetrilised mustrid. Seal on ka rõngad, millega saab vööl kanda, kuid see pole ainult võitlemiseks, sellel on ka sümboolne väärtus. Ametnikud kasutavad seda oma autoriteedi märgina. Plutarhose sõnul kasutati tema tapmiseks pugiot. Kuid 2 sajandi lõpupoole kadus see järk-järgult sõjaväe kasutusest. Number 4. Hiina sõrmusratsmega mõõk sõdivate riikide ajastust. See oli aeg, mil Hiinas käisid ägedad sõjad enne riigi ühendamist. Selle disainil oli erinevaid kasutusviise, tasakaalu, kaunistuse ja sümboli jaoks. Oli nii 1- kui 2-teralisi versioone. 2-teraline versioon sarnanes Qianile. 1-teraline oli nagu tao varasem versioon. Selle pikkus oli 60 kuni 80 sentimeetri. Selle ajastu kohta oli selle valmistamine juba arenenud. Siin ühendati pronksi valamine ja raua sepistamine. Mõnel teral on näha kihilist struktuuri. Seetõttu on see vastupidav ja paindlik. Palju selliseid leiti rikaste haudadest. Neil on kaunistused nagu kuld, hõbe ja türkiis. Neid võid näha ka iidsetel kunstiteostel nagu peeglid ja figuriinid. Number 3. Makedoonia kopis, kõver mõõk, mida kasutasid Aleksander Suure sõdalased. Selle pikkus oli 50 kuni 70 sentimeetri. Nagu teistelgi kopistel oli tera raskus eespool.
seetõttu oli iga löök tugev, eriti kui sõdalane oli hobuse seljas. teraselg oli paks ja tera ise kõver. seetõttu oli lõige sügav ja kontrollitud. see oli tuntud erinevates paikades. seda võrreldakse sageli falkataga, kuid neil on erinev päritolu. kopis on saledam ja sobib paremini ratsaväele, samas kui falkata on raskem ja sobib jalaväele. hiljem asendati see ka teiste mõõkadega, nagu sifos. Kuid kõverad terad jäid ratsaväe seas erinevates maailma paikades endiselt populaarseks. Number 2. Daosongi dünastia ajastust Hiinas. Nad kasutasid tehnikat, kus teraserv oli kõva ja selg paindlik. Samuti ühendati erinevad terasekihid, et muuta see vastupidavamaks. Meil oli erinevaid vorme. Mõned olid sirged, mõned kergelt kõverad ja mõned tugevalt kõverad, eriti ratsaväe jaoks. Käepide oli tavaliselt 8-nurkne või ovaalne, kaetud naha või nööriga. Rikaste puhul oli seal kaunistusi, näiteks draakoni kujundusi, mis sümboliseerisid võimu. Number 1. Jaapani tachi. See ilmus Heiani ajastul aastatel 794 kuni 1185 polge Kristol. Siin hakkas Jaapanis mõõkade valmistamine arenema. Selle pikkus oli 70 kuni 85 sentimeetrit. Sellel oli selge kumerus, erinevalt varasematest sirgetest mõõkadest. See kumerus tehti ratsaväe jaoks, et oleks lihtsam lõigata hobuse seljas olles. Kõige olulisem tehnika siin oli diferentsiaalne karastamine. Tera tagakülg kaeti saviga enne kuumutamist. Seetõttu on teraserv kõva ja terav, kuid tagakülg paindlik. Samuti ühendatakse erinevat tüüpi terast, et saavutada õige tugevus ja painduvus. Käepide on valmistatud puidust, mis on kaetud nööri või nahaga. Tupp on valmistatud lakitud puidust ja mõnikord lisatakse kaunistusi. Tachi oli Jaapanis kõvera mõõga traditsiooni algus, millest hiljem arenes välja katana. Mitte ainult välimuse, vaid ka tehnoloogia ja ajaloo tõttu, mida see endas kannab. Siit on näha, kui osav ja tark on inimene relvade valmistamisel.